Tore teid külastada ja pakkuda teile siis kingituseks üks muusikakooli õpilaste kontsert. Ja tegelikult ega need muusikakooli lapsed ei ole mingid muud lapsed, kui on need samad Süki lapsed. Ma lugesin kokku, et üle 70 lapse, kes õpib Saaremaa Ühisgümnaasiumis, õpivad ka muusikakoolis. Ja selle üle on ainult hea meel. Täna kõik need 70 kahjuks ei saanud tulla teile esinema, nii et meie kontsert on ainult kuskil 2 tundi pikk. Aga ma usun, et te jaksate kuulata ikka. No ära nii tõsisena, no ei ole 2 tundi, natuke vähem. Aga mõned toredad lapsed on siis valmis teile täna sellise kontserdi tegema. Ja kõigepealt kutsungi siia ette Katrelis Võhma, Margarete Mušnek ja Paula Arnis, kes siis õpivad, kes on võite juba tulla, on juba aastaid õppinud viiulimängu ja mängivad meile kontserdi alustuseks Metaldi piduliku rongkäigu. Alustuse lugu oli siis selline pidulik rongkäik, siis nüüd tuleb hoopiski hällilaul. Ja see on üks maailma kõige kuulsamaid hällilaule. Kirjutanud on selle saksa hellilooja Johannes Brahms ja mängima hakkavad seda siis 4 käel klaveri peal Marie Teras ja Merili Haak.
klaverit tore mängida pole. Me oleme muusikakoolis harjunud päris klavereid mängima, aga ma saan aru, et Saaremaa Ühisgümnaasiumil päris klaverit polegi. On niiviisi või? Vanasti oli seal koridoris üks suur must. Aga eks me peame siin hakkama saama. Ja nüüd veel üks klassikaline helilooja Beethoven, mitte see koer Beethoven, vaid see, kelle järgi see koer nime sai, see Beethoven, on kirjutanud ka sellise toreda loo, mida nimetatakse Koopaorav. Ja tõenäoliselt mõned teist siin saalis on seda lugu isegi kuulnud kuskil. Ja mängima hakkab seda Koopaoravat meile Anna-Maria Brei. Klaverit saadab Tiina Rätsep. Lumi tuli maha ja enam ei saanud pähkleid kätte või ei olnud kurb äkki või? No igatahes edasi lähevad meie lood natuke rõõmsamaks. Nüüd kuuleme arvatavasti ka kahte lugu, mida te mõlemat olete kuulnud. Õnneks muusikakoolis neid ka õpitakse. Esimene on Santa Lucia, see tuleb sealt Itaaliast. Ja teine on Sära, sära täheke. Ja neid esitab meile Sofia Kündüs, kes tuli muusikakooli alles sellel sügisel, on õppinud ainult mõne kuu õpetaja Matis Männa juures.
tegijad, tõstke käsi, kes teab, mis pill see oli, mis mängis. Ärge ütelge, vaid tõstke käsi, et te teate. No ma ütleks, et päris pooled ei ole, aga üldiselt ega ei pruugi ju teada seda pilli, ega väga tihti. Te võite ka kõik muusikakuulijad Hiiumaa klassi ukse taha tulla, et teil juba on ju esimesed noodid selgeks. Ma arvan, et te mängite natuke lühemat flööti, mis teeb veel natuke kõrgemat häält. On nii? Teil on arvatavasti need sellised ilusad sopran blokkflöödid alged. Aga nendel tüdrukutel olid juba puidust flöödid ja olid natuke pikemad, mis olid siis altblokkflöödid. Ja need tüdrukud on muidugi päris mitu aastat juba õppinud ka, nii et kellel huvi on, tulge blokkflööti õppima. Aga meie kontsert jätkub ja nüüd hakkab kõlama Märt Hundi lugu. Hunt on kirjutanud sellise loo nagu Jänkude tantsulaul. Kellamängu on siis võimalik õppida Maire Terase juures muusikakoolis. Ja meie kontsert jätkub. Sofia Sebastianov õpib õpetaja Rita Naaberi juures klaverit ja esitab meile sellise loo nagu Hiire ja karu valsitants.
tahetakse õppida? Klaver, õige. Mis te arvate, mitu õpilast klaverit õpib muusikakoolis? Kui meil on üldse umbes 200 õpilast, siis 100 on üsna lähedal, tegelikult ütleme kuskil 60 õpib klaverit. Ja miks me hea meelega tuleme Saaremaa Ühisgümnaasiumisse sellist kontserti tegema, ongi see, et näidata teile, et tegelikult peale klaveri on veel terve suur hulk väga toredaid pille, mille kohta te lihtsalt eriti ei tea midagi, te ei tule üldse selle pealegi, et seda võiks tore mängida. Ja nüüd järgmisena tuleb ka väga populaarne vill, aga 2 viiulitüdrukut tulevad. Liisbet Kurvits ja Lilit Pruul. Nemad õpivad Kristi Saare juures viiulit ja nad esitavad meile loo Algab. Ristflööti, õpetaja on meil noor, selline Lelet Hollon, noor õpetaja ja nüüd on siis meil võimalik kuulda, kuidas mängib flöödil Annabel Rahu. Ja Annabel esitab 2 lugu, need on hästi lühikesed lood, need kuulake hoolega, muidu saab varem otsa, kui pihta hakkab. Kõigepealt Jaapani lastelaul Kagome, Kagome ja teiseks Lõuna-Ameerika traditsionaal Toona, Toona. Ja klaverid saadab.
Annabel tuleb, väga tore. Annabel esitab meile sellise loo, mille nimi on Pingviinid. Ja pingviinide loo. Tema õpib Rita naabri juures. Tõstke käsi, kes teab, kust filmist see oli. Tuule mängis nii hästi, et kõik tundsid loo ära. Vägev. No kust see oli siis? Just, eile õhtul oli ka mingi osa oma vaatasin. Oli? Aga kumb on siis parem, raamatut lugeda või filmi vaadata? Nii tubli. Tubli, kirjandusõpetajad kuulevad, kindlasti ütelge kõva häälega, et lugeda on parem. Kindlasti. Nii, aga meil on jäänud veel ainult paar väikest muusikalist numbrit kuulata, sest kohe-kohe hakkab juba vahetund lähenema. Nüüd tuleb mängima meil üks tõeline mees. Tõelise mehe nimi on Albert. Ja see on Albert Birkenfeld, kes õpib sellist ägedat pilli nagu on. Sa õpid kornet, jah. Jama küll, mul tuli just praegu meelde, et võin klaverit siin mängima. Mis nüüd saab? Kas keegi oskab trompetit mängida siit? Ei. Võt sa oleks mustade prillidega üks poiss. Mis ta nimi on? Mart või? tunne, et Mart võiks ühe loo veel mängida. Aitäh Albertile. Mart, kas tead, et see on trompet, eks? Nagu nägid siin kontsertil, igaüks mängis oma pilli. Et äkki Mart mängib meile loo sellest, kuidas igadel on oma pill.